Tänases koolitükis teeme ülevaate kalamängust. Kalamäng on rakendus, mis on saadaval nii Apple'ile kui Androidile. Ja see peaks olema hariv nii lastele kui täiskasvanutele. Siin vasakul all on infonupp, kus on näha siis rakenduse kohta kogu info, kes on autorid, kes on piltid teinud, kes on rahastanud. Siis on olemas Eesti kalakataloog, kus on siis võimalik sorteerida kalu merekalad, järvekalad ja jõekalad. Siin paljud kalad korduvad, nagu näha, siis elavadki mitmes kohas. Siis ülevalt paremalt saab valida filtreid toidu järgi veel, näiteks kalad, kes söövad kalu ehk röövkalad ja kes söövad selgrootuid või taimi ehk siis lepiskalad. Muidugi siia selgrootute juurde on toodud ka mõned röövkalad nagu ahven. Ja siis on võimalik vaadata levikukaarti. Et ahvenat leidub sisevetes praktiliselt kõikjal kui ka meres. Ja siis see filtrit all oli üks suuruse järgi filtreerimine ka veel, et näiteks alla 20 cm kalad järjest kuni suuremaks ja ka üle meetrised, 4 liiki rohkem kui meeter võivad kasvada Eestis. Ja siis on põnevat infot, saab siit lugeda näiteks angerja kohta, levik, suurus, toitumine. Ja kui see on loetud, siis saab testida oma teadmisi kalamängus. Nii. Võtame näiteks, mis kala on pildil. Luukarits, võldas või kiisk. No, ma ei tea, kaugelt nagu paistab, et on kiisk. Vale, natuke kiisa moodi, aga siis võiks olla võldas, õige. Nii, võldas elab kus kohas? Ma olen näinud kuskil teadete tahvlil, et võldas elab järves. Et äpp ütleb ka, et siin elukohtadel võib mitu valikut olla. Nii, no ma proovin esialgu ainult järvega. Vale. Nii, aga proovime siis jõega. Jälle vale, proovime siis merega. Ikka vale. Õige vastus on meri, järv ja jõgi, ehk siis ta elab igal pool. Nii, kui suur on võldas? No üsna pisikene näete siin välja, ma pakun 1–20 cm, mis on ka õige. Mida võldas sööb? Noh, pakun tõenäoliselt selgrootuid. Jälle tahab, et ma midagi veel valiksin, aga ma hetkel ei vali. Nii, milline faktor õige? Võldas eelistab saastunud vett. Noh, seda kala, kes saastunud vett eelistab, võib-olla ei ole väga olemas. Võldas peitub veekogu põhjas varjepaikades või võldas on võõrliik. No haruldane on ta küll, aga kas ta võõrliik on? Pigem arvan, et ta peitub veekogu põhjas, mis oli ka õige. Ja kui siis küsimused on vastatud, siis saab jagada Facebookis oma tulemust või võtta ette järgmise kala. Nii, mis kala on pildil? No, ma ei tea, väike tobias, õige. Ja niimoodi saab siit edasi minna siis. Ja selline kiire ülevaade, soovitan kõigil proovida. Natukene targemaks ikka saab. Ja võib ka siis vanemad inimesed täitsa mängida.